Tere, kosmilise neljapäeva kuulajad ja vaatajad. Tänane osa nõuab või ootab sinult, et sa astuksid kauge kaarega mõistusest välja. Mitte, et mu eelmised osad eriti mõistuse tasandil oleksid, need on kõik ikkagi tunde tasandil. Aga tänane võib-olla on natukene sügavam ja vajab natukene rohkem sellist kaasamõtlemist. Või kaasatunnetamist, ütleme niimoodi. Seega, kui sinuga see kõik resoneerub, siis resoneerub ja kui ei resoneeru, siis ei resoneeru. Ja nii ongi, võtta seda kõik hästi avatud meelega. Ja jah, nii ongi. Aga enne veel minu tähehingede grupikene Telegrammis ootab liitujaid, kui sa tahad kuuluda meie väikesesse privaatsesse gruppi, siis anna endast märku, saadan sulle liitumiseks lingi. Jagan seal oma taipamisi, kanaldusi, sõnumeid, nii kuidas tunne tuleb ja saate ka omavahel suhelda ja oma mõtteid jagada, oma tundeid jagada, tunnetusi jagada. Nii et kui sind kutsub see grupp, siis palun väga oled oodatud liituma. Aga tänane teema, Kristusteadvus ja loojarassid. Ma täna valisin natukene teise salvestuskoha ka, et ennast mugavamalt tunda siin diivani peal kui tooli peal. Sest see tänane teema minu jaoks on mahukas. Kuidas see videosid ja see osasid välja kujuneb, ma isegi ei tea veel, aga minu enda jaoks on siin informatsiooni palju. See on mahukas ja ma üritan seda teile võimalikult selgelt ja arusaadavalt edasi anda ja sellepärast ma palusingi teil olla võimalikult avatud meelega ja mõistusest, sellest loogika ja kuidas ma ütlen, meeletasandi piirangutest välja astuda, et sul oleks lihtsam seda kõike vastu võtta või enda jaoks arusaadavaks teha, siis ütleme niimoodi. Kristusteadvus ja loojarassid. See info hakkas mulle voolama juba eelmine neljapäev, kui ma lihtsalt mõtlesin, et huvitav, millest ma järgmises osas võiksin rääkida. Et tahaks midagi huvitavat. Et ma ei taha lihtsalt ette võtta galaktilist rassi, vaid tahaks midagi huvitavat. Ja siis järsku tuli sõnum sisse, räägi Kristusteadvusest ja anuhaasidest. Okei, hakkasin häälestama anuhaasidele ja sealt hakkas informatsioon mulle voolama. Aga mis asi on Kristusteadvus? Ma räägin sellest natukene põgusalt ette. Kristusteadvus on sama, mis ühtsusteadvus. See on teadvuse tasand, kus kõik on üks. Ja ma räägin siin praegu läbi indiviidi, mitte läbi kollektiivi. Ehk siis, kus sina oled iseenda kõikide tasanditega, iseenda kõikide osadega nähtaval. Sa oled iseendale nähtaval, sa oled iseendaga üks. Ehk sinus ei ole ühtegi varjukülge, ühtegi sellist nurgatagust või midagi või sellist maski, millest sa teadlik ei ole. Sa oled iseendaga üks. Kõik sinu osad on nähtavad. Ehk siis praegu, kui me teinekord mingisugustel hetkedel käitume, siis me käitume iseendale üllatavalt. Aktiveerub meie mõni haav, mis on nii sügaval meie alateadvuses, millest me ei olnud enam teadlikud, me olime selle ära unustanud. Või hakkavad esinema hoopis meie maskid, et ennast päästa või kuidagi seda olukorda manipuleerida ja nii edasi. See ongi see, kui aktiveeruvad meie need osad, millest me ei ole teadlikud ehk mis ei ole meile nähtavad. Ja ühtsusteadvus toob selle
sinus endast nähtavale, et sa oled teadlik, kes täna minust on nii-öelda puldis, miks ma selliselt reageerin, miks minus tekivad need tunded, kus on need kõik alguse saanud. Ja sa oskad enda käitumist näha, sa oled enda käitumisest teadlik. Mida rohkem sa oled iseenda käitumisest teadlik, iseenda nurkadest, varjudest, maskidest, sa oled neid lahustanud ja järjest rohkem valgusesse toonud läbi varjutöö, seda rohkem terviklikumaks sa muutud. Sa oled nagu üks terviklik kera. Sa oled teadlik enda piiridest, sa oled teadlik enda võimetest ja sellest, kui palju sa suudad välja anda, kui palju sisse võtta. Ja kui me nüüd kõik tervikutena, siin oled sina, siin on keegi teine, te tervikutena liigute ühes ruumis, teis tekib harmoonia. Te liigute üksteise kõrval, üksteise juures, nii et ei ole põrkumist ega ei ole kokku sulandumist, kus tekib ülepinge ja lõpuks plahvatus. Ühtsusteadus ongi see, et ma näen ennast siin ja ma näen sind siin. Ja me oleme koos harmoonias. Ma aktsepteerin, kus sina oled enda tunnetega, enda olemisega, enda teadmisega, sinu endana. Mu koer sügab ennast niimoodi, et laud koliseb. Artis. Ma aktsepteerin sind sellisena, kus sina oled, sinu endana ja sina aktsepteerid mind sellisena, nagu mina olen mina endana, sest me oleme üksteisel nähtavad, me näeme üksteist. Meis ei ole neid varjukülgi, neid haavu, mis üksteisega kohtudes aktiveeruvad, et ei saaks, või tähendab, et nende haavade tulemusel tekivadki kas siis põrkumised või ühte sulandumised, millest tekib ülepingest plahvatus. Et ühtsusteadvus on iseendaga üks olemine ja ma tunnistan seda, et ka teine on üks iseendaga ja üks sellest teadusest ja sellest alast, kus me eksisteerime. Isegi kui ma ei nõustu tema arvamusega või sellega, mida ta teeb. Ma saan aru, et me oleme ühes väljas koos ja võib-olla ta peegeldab mulle midagi, mina peegeldan talle midagi. Aga me eksisteerime kõik ühes harmoonilises väljas, ühtsusteaduses, Kristusteaduses. Ja Kristusteadvus on kõrgsageduslik teadvus, mis kannab endast väga sügavat spirituaalset tarkust, mis kannab endas ühendust kõrgemate tasanditega, universumiga, oma juhatusega, mis iganes, kõige selle kõrgema valgusega, samal ajal sa oled ühenduses oma pimedusega, oma varjudega, eks, aga see kõik on üks terviklik olemus sinust endast. Ühtsusteaduses on ka väga avardunud meie anded, meie selgelt tajud, siis nii-öelda selgelt nägemised, selgelt kuulmine, selgelt tundmine, selgelt teadmine, kõik need selgelt tajud, telepaatia, armastuse sagedus on täiesti teises kohas, eks ole, et ei ole ainult haavapeegeldusena ja karmalised suhted, vaid on harmooniline suhe. Ühtsusteaduses on autentsus. Ühtsusteaduses on kuldajastu. Sinu isiklik kuldajastu. Ja mida rohkem inimesi jõuab oma kuldajastusse, see tähendab seda, et ka kollektiivne väli muutub, eks ole. Et kui indiviid hakkab iseendaga tegelema, iseenda varja lahustama, järjest rohkem valgusesse liikuma, siis see indiviid on osa kollektiivist. Tema töö mõjutab kollektiivset välja ja kollektiivne väli mõjutab indiviidi. Ja läbi selle meie kollektiivne väli kuldajastusse liigub. Et igaüks hakkab äratama iseendas armastust, harmooniat ja kuldajastut. Hakkab äratama üks olemist iseendaga. Miks selle nimi on Kristusteadus? On sellepärast, et nagu sa oled kuulnud, Jeesus Kristus.
eks ole. Mina ütlen tema kohta Jeesua. Sest ma näen seda olukorda nii, et Jeesus on tema nimeks pandud inimeste poolt, kes lõid kiriku ja piibli. Jeesua oli tema päris nimi. Kirik ja piibel loodi selleks, et inimest panna kuskile kontrollitud kasti, kust inimene ei astu üle, sest tal on hirm eksida reeglite vastu, sest kui ta eksib reeglite vastu, siis jumalik armastus temale enam osaks ei lange. Ja selline hirmupoliitikal elav inimene on väga kergesti kontrollitav ja talle saab sööta ette mida iganes hetkel vaja on, et ta hakkaks täitma süsteemi reegleid ja toidaks sellega süsteemi. Ja selle jaoks mõeldigi välja Jeesus Kristus, kelle nii-öelda nagu algne lugu justkui võeti Jeesualt ja see moonutati ja muudeti ümber selleks, et see toidaks valemaatriksit. Aga Jeesua sündis meile puhta Kristusteadvusega ja ta tuli meile tooma, meile meelde tuletama seda, millised me kunagi olime. Milline oli meie teadvus tegelikult, kunagi ta oli ehtne kehastus sellest. Ja kuna see oli vaja ära unustada, maha tampida, siis loodigi hirmupoliitikal põhinev religioon. Ja hakati ülistama Kristust kui midagi enesest väljaspool olevat, seda päästjat ja seda jumalust kui midagi enesest väljaspool olevat. Aga me ei tohi ära unustada, et põhjus, miks me oleme unustuses, on see, et me oleme ära unustanud selle, et me oleme Jumalaga üks. Me ei ole temast eraldi, me oleme üks. Ja seda kirik ja religioon meiega nii-öelda tegid, et see ära eraldada. Tegelikult me ei ole eralduses. Jeesua tuli meile meelde tuletama seda, et me oleme üks. Ja kui lugeda Jeesua õpetusi, siis tegelikult Jeesua ju õpetas, et Jumala riik on sinu enese sees. Ta oli religiooni vastane, aga ometi pandi ta religiooni suurkujuks. Ja justkui pandi selle jumaluse rolli, kus ta tegelikult olla ei tahtnud. Ta tahtis meile lihtsalt meelde tuletada. Ta tuli meile meelde tuletama, kes me tegelikult oleme. Kui sa tahad teada, kes me tegelikult oleme, mis on meie väärtused ja meie suutlikkus, siis Jeesua ja Maarja Magdalena, kes olid ehtsad eeskujud sellele, millised me peaksime tegelikult olema, mis on meie tegelikult väärtused, kui jumalikud me tegelikult oleme. Ja ma olen enese jaoks otsinud seda kohta või seda seost, kust Jeesua tuli. Et mis on tema galaktiline taust. Ja neljapäeval sai mulle läbi enda tunnetuse selgeks, et Jeesua on Anuhasi. Anuhasi on esimesi galaktilisi rasse, kes kehastus füüsilisel kujul. Enne seda olid teadvused, aga ei olnud bioloogilist vormi. Ja Anuhasi oli rass, kes võttis esimesena bioloogilise vormi teadvusest, ehk siis Kristus teadvusest. Anuhasi on Kristose rass. Anuhasi on lõvilaadne humanoid, 2 jalal kõndiv lõvi, kasslane. Nad eksisteerivad 10. kuni 12. dimensioonis ja kui ma olen tavaliselt harjunud, et nii kõrges dimensioonis olevad reaalsused on üsna tühjad.
ja seal ei ole nii lopsakat loodust ja seal ei ole nii palju nagu, kuidas ma ütlen, sellist elusust nagu meie looduses on, siis anuhaaside reaalsuses ma näen väga palju loodust, väga kirjut loodust, väga lopsakat eluviisi, väga, väga sellist värskust ja looduslähedust, ütleme niimoodi. Nende linnad väga interaktiivsed, ma ütleks tehnoloogilised. Nende linnades on väga palju rohelust, väga palju taimi. Ja nende linnades on ka väga palju kristalle ja templeid. Need kristallide väärtus anuhaaside reaalsuse ja üleüldse kõikides teistes galaktilistes reaalsustel see kristallide olemasolu ja kristallide nagu väärtustamine, see on püha. See tundub, et need kristallide olemasolu on täiesti nagu kui pole kristalle, pole ka elu. Et kristallid aitavad justkui nagu sagedust hoida, sagedust luua. Ja anuhaasid lõid enamus galaktilised rassid. Sirius ja Lüüra on ühed vanemad, mida anuhaasid lõid. Ehk siis anuhaasid on lüüralaste kõige otsesemad eelkäijad ja anuhaasid elavad ka Lüüra konstellatsioonis. Endiselt on nad seal olemas. Toimetamas ja meid jälgimas. Nad lõid erinevad galaktilised rassid ja nad lõid ühe väga olulise rassi, ühe kuldajastu rassi, planeedile Maa. Nad lõid need rassid siis, kui olid vallandunud erinevad kosmosesõjad ja neile sai teadmiseks või neil tekkis selline tunne, et nende kosmiliste sõdade käigus võivad olulised geneetilised väärtused, geneetilised mälestused meis kaduda. Ja tuleb luua rass, kes kannab seda kõike. Ja anuhaasid koostöös teise 2 loojarassiga, ehk siis kokku on 3 loojarassi, anuhaasid, serafeid, kas ma ütlesin nüüd õigesti selle? Jah, serafeid ja praharaamad. Nemad lõid rassid planeedile Maa, mida nad panid asustama Lemuuria, Atlantise ja Hyperborea. Nemad lõid inimese, kes on galaktika geneetivaramu raamatukogu. Nemad lõid kuldajastu inimese, 12 DNA haruga, kristusteadust kandev kuldajastu jumalik inimene. Ja need inimesed asutasid planeedi Maa nendes tsivilisatsioonides, mida ma just siin nimetasin. Anuhaasid tõid meile kosmilise ema printsiibi. Naiselikud väärtused, püha naiselikkuse. Ja kui ma suhtlesin anuhaasidega, ma olen teile varasemalt rääkinud oma Lüüra isast ja oma Lüüra päritolust. Aga minu jaoks oli seal endiselt kogu aeg hall ala. Et midagi nagu on puudu, midagi ei ole ikkagi see. Ja ma lõpuks sain aru, kes see mu Lüüra isa on. Ja miks ta nii väga mind juhendab kogu aeg. Ja ma intervjueerisin siis oma Lüüra isa, kes tegelikult on anuhaasi. See sai mulle neljapäeval täiesti pilt selgeks ja terve nädalavahetust need kanaldused lihtsalt voolasid mulle sisse. Ja ma intervjueerisin teda ja
esimene lause, mis ta mulle ütles, oli see, et me saatsime oma tütred missioonile. Ma küsisin, miks tütred? Ja ta ütles, et tütardel on emakas. Ja emakas on superarvuti. Emakas koosneb koodidest. Emakasse on talletunud kõik koodid, kõik universumi koodid, kõik liin, kust me pärineme, kuidas on universum tekkinud, kuidas on rassid tekkinud. Emakas teab, kuidas luua, kuidas sünnitada. Emakas on täis koode, see on superarvutite superarvuti. Ja sellepärast nemad justkui saatsid tütred missioonile ehk siis naisprintsiibi saatsid maale. Ja minust tekkis nagu küsimus tol hetkel, et meil tänapäeval ei ole ainult naised, kes on spirituaalsed ja kannavad seda väärtust, vaid järjest rohkem ärkab sellesse ka mehi. Ta ütles mulle, et jaa, et tänapäeval, teie mõistes tänapäeval, see justkui ei oma enam tähtsust, kas mees või naine. Et need koodid on teil kõigil, sest aeg on nii palju edasi läinud. Ja te kõik kannate nii mees kui naisprintsiipi. Vaata, mis ma ta käest veel küsisin. Ma küsisin ta käest ka, et meil ei ole siin ainult anuhaasid, meil on siin ka teisi rasse. Siis ta ütles, mis mul tol hetkel kokku veel niidiotsi kokku ei viinud, ta ütles, et jaa, me saatsime välja kutse üle universumi, läbi galaktikate, et me vajame vabatahtlikke. Ja läbi selle tuli siia ka teisi rasse. Ma küsisin, et miks inimesed? Et miks me inimesed on nii tähtsad kogu galaktikale? Kas ainult sellepärast, et mees on see kosmiline raamatukogu? Ta vastas mulle ka sellepärast, et inimene on loodud olema osa tervikust. Sellest tervikust on inimkond veel varjus. Et osa sellest tervikust on veel varjust. Teid on vaja tuua valgusesse ehk nähtavusse, siis on universumi tasakaal taastatud. Ehk siis, kui me räägime iseendast ühtsusteadusest, et indiviidi tasakaal on siis taastatud, kui ta on toonud enda varjud nähtavale. Universumi tasakaal ei ole veel taastatud, sest et see kõige sügavam vari, inimene, planeet Maa, ei ole veel täielikult valguses. Ja selle tõttu ollakse meie äratamisse ka nii sügavalt investeeritud. Ja selle tõttu meie äratamist nii sügavalt ka takistatakse teiselt poolt kõrvale kaldunud teaduste poolt, eks ole. Et kui meie oleme ärganud, siis me oleme ärganud algkoodidesse, me oleme ärganud oma raamatukogusse. Kõigesse sellesse varamusse, mis meisse istutati. Ma jõuan selle pointini natukene hiljem. Minule tol hetkel jäi natukene segaduseks see, et miks ainult tütred saadeti missioonile, kui me räägime tasakaalust. Mis roll siis meestel on? Ja natukene kasutasin Google'i abi, paralleelselt oma tunnetust ja jõudsingi nende 3 looja rassini, ehk siis lisaks anuhaasidele veel serafeid ja braharamad. Ja häälestasin ennast serafeide energiale. Nemad on suured linnud, ehk siis siniste aviaanide eelkäijad. Nendest on põlvnenud ka kõrgsageduslikud reptiilid. Serafeid, esimene asi, mis ma kuulsin, kui ma serafeide energiale häälestusin, oligi see, me saatsime oma pojad missioonile. Ehk sealt tuleb nüüd see kosmilise isa printsiip, püha mehelikkuse printsiip, et oleks tasakaal. Ja nemad saatsid
nii-öelda pojad missioonile sellepärast, et koodidest, mida kandsid tütred, on vaja midagi luua. Nemad loovad võrgustikke, sagedusvõrgustikke, struktuure, geomeetriat, mida iganes sellist, mis omakorda koosneb valguskoodidest. Me ei saa luua seda püha geomeetriat, sagedusvõrgustikke ja taolisi asju, kui seal puuduvad koodid. Ja kõik need, kui sa võtad tavalise püha geomeetrilise kujundi ette, need koosnevad pisikestest valguskoodidest, mis annavadki püha geomeetriale väärtuse, aga nendest on vaja luua struktuur. Naisprintsiip toob koodid, meesprintsiip loob nendest koodidest midagi ja sellest sünnib harmoonia, pühadus. Kolmas rass, Praharama. Praharamat esindavad delfiinid, vaalad. Ja see on ka põhjus, miks ma olen näinud absoluutselt igas tasandis delfiine. Ma mäletan, kus ma mainisin teile ka mingisuguses osas, et ma mingil põhjusel näen absoluutselt igas tasandis delfiine. Dimensionaalses tasandis. Delfiine ja vaalu. Ja selle tõttu, et delfiinid ja vaalad kannavad vaimuteadust, ehk siis püha vaim. Mees, naine, püha vaim ja sellest moodustub kolmnurk. Püha vaim on see spirituaalsus, ühendus kõrgemate jõududega, ühendus intuitsiooniga, ülemeelelised oskused ja anded. See on ühendus kõige vahel. Ja kui ma häälestasin ennast too neljapäeva õhtul anuhaaside energiasse, siis tuli minusse ka selline taipamine või teadmine, mida ma oma vihikusse kohe ka üles kirjutasin, sest ma teadsin, et sealt tahab midagi hargneda, oli see, et kui kristluses kasutatakse sellist väljendit nagu isa, poja ja püha vaimu nimel, siis mulle tuli teadmine, et see sõnastus on vale. Ma tol hetkel ei hammustanud seda lahti, aga kui ma jõudsin 3 looja rassi juurde, ma sain aru, et alusprintsiibid on isa, ema, püha vaim. Me ei saa alusprintsiibiks panna last. Ja ma uurisin, miks öeldakse isa, poeg ja püha vaim, siis läbi kristluse see väljendub jumaluse 3 tasandit. Make sense tegelikult, jumaluse 3 tasandit, jumalikkuse 3 tasandit, aga alusprintsiip ei saa olla laps. Me ei saa panna last vastutama, sest laps ei ole vastutaja, täiskasvanu on vastutaja. Ja mina arvan, et see peaks hoopis kõlama ema, isa ja püha vaimu nimel, sest siis on harmoonia. Ma joonistasin selle, mismoodi ma näen seda koodina, valguskoodina, ehk siis alusprintsiibid, isa paremal pool, ema vasakul pool ja ülesse sellest ühendusest tekib püha vaim. Kui isa ja ema on omavahel harmoonilises tasakaalus, siis sünnib sellest eraldi harmoonia ehk laps. Laps on ühenduses vaimumaailmaga. Lapsel ei ole seda filtrit, tal ei ole meeletasandi filtrit. Tal ei ole veel neid programme, mis tulevad läbi kasvatuse, läbi ühiskonna ja läbi erinevate kogemuste. Tal ei ole veel neid programme peal. Ta on puhas harmoonia, ta on puhas tema ise. Laps kuni 5.–6. elukuuni teab, et ta on üks oma emaga. Ehk see on see teadmine, et ma olen üks loojaga, ma olen üks Jumalaga. Nii nagu iga laps teab, et ta on üks oma emaga. Nad ei näe seda erinevust seal. Ja sisemine laps on ühendus püha vaimuga. Ja läbi sisemise lapse tekib meil ühendus vaimu tasandiga. Ja kui ma räägin sisemisest lapsest, siis ära võta teda kui, ära pane teda lapse kuju sisse, võta ta kui energia, mis on täiesti nähtav,
mis on iseendale täiesti nähtav, eks ole, kus ei ole erinevaid ego ega meeletasandi programme, kus ei ole traumamälestusi, kus ei ole mitte midagi segavat faktorit, vaid on puhas ühendus vaimutasandiga. Läbi oma sisemise lapse me jõuame ühendusse iseendaga. Ehk et saaks tekkida vaimuühendus. Sisemine laps, puhas harmoonia. Ja kui meil on tekkinud vaimuühendus, on meil kõik oma osad ühenduses ja tekib terviklikkus, see energiapall, millest ma siin video alguses rääkisin, see terviklik energiapall, mis ei põrku ega sulandu, vaid harmooniliselt liigub teiste seas, teistega koos. Ja kui sina oled ärganud kõikidesse nendesse osadesse, siis see tähendab, et sa oled ärganud Kristusteadusesse, mis tähendab seda, et Jumal sinus on ärganud. Sa oled iseendale nähtav. Ja kui sina oled iseenda kõikidesse printsiipidesse ärganud, ei ole sinus enam varjukülgi, kuhu saaks mis iganes parasiitne energia oma kombitsaid ajada, et sind kuidagi kahjustada, sest sa oled nähtaval. Sa suudad ära eristada, mis on sinu energia, mis on võõras energia. Ja kui kõik on nähtaval, siis ei ole sellel reptiilsel parasiitlikul energial ennast mitte kuskile peita, sest Jumal on ärganud ja Jumal näeb kõike. Ja selle tõttu meie ärkamist nii väga takistataksegi, sest kui ärkab indiviid, siis see tähendab seda, et Jumal on ärganud ja see tähendab seda, mida piiblis räägitakse, et Kristus tuleb tagasi maale. Ta ei tule füüsilise kujuna tagasi maale, ta tuleb teadvusena, meie teadustasandina. Ja see ongi Kristuse teine tulemine, et me kollektiivselt ärkame Kristusteadusesse, me ärkame oma jumalikkusesse. Ja kui meie oleme ärganud oma jumalikkusesse, siis kurjusel ehk siis reptiilsetel jõududel, draakodel, arhondidel, kes iganes kõik seda kõrvale kaldunud teadust representeerivad, neil ei ole enam kohta, nad peavad ära tasakaalustuma. Nad ei saa enam vastanduda, nad ei saa enam põrkuda, nad ei saa tekitada enam seda tugevat vastandumise, sõja ja lõhkuvat energiat, sest nad on nähtaval. Nad tasakaalustuvad ja lahustuvad. Nende energia tasakaalustub ja lahustub. Ja neil ei ole enam võimu, sest neil ei ole enam kuskile peituda, neil ei ole enam kuskile oma konksu ajada. Ja kui ma olen kogu aeg arvanud, et inimene kui looja, et mina kui oma reaalsuse looja läbi oma mõtete, läbi oma tegude ja läbi oma sisemise sageduse, ehk siis sisemine sagedus on see, mis loob minu välist reaalsust, ehk mina kui looja, siis see mõiste tegelikult on palju suurem ja palju laiem, palju sügavam. Sest inimene on otseselt loojarasside järeltulija. Meie olemegi loojad, kellest on sündinud universumi teised galaktilised rassid, sest meisse on talletatud kogu see varamu. Starseed, täheseeme, ei ole mitte ainult see, et me oleme tähtedes sündinud, vaid ka see, et me oleme samal ajal see alge, millest on sündinud tähed ehk need galaktilised rassid, eks ole. Ja siin on see põhjus, mis ma juba enne ka välja tõin, miks nii väga tahetakse meid äratada, sest kui meie ärkame, on universum tasakaalus ja on üle universumi kuldajastu. Kui meie ärkame, ei ole enam nendel kõrvale kaldunud teadvustel kohta, nad peavad tulema nähtavale ja nad lahustuvad valguses. See on ka põhjus, miks väga erinevad galaktilised rassid meid rõõvivad ja teevad meiega katseid. Sellepärast, et meis on terve raamatukogu. Meis on kogu informatsioon. Ja meis on informatsioon, mis oli enne traumat, mis oli enne galaktilisi sõdu, mis oli enne langust.
Ja vot see ongi see teadus ja see tasand, mis on meis üliväärtuslik, et meis on säilinud koodid, mis olid enne langust ja enne traumat. Ja kui me räägimegi sellest, et me peame ärkama iseendasse, me peame tagasi minema enda juurte juurde, ärkama tagasi iseenda juurde. See tähendab seda, et me ei ärka mitte ainult tagasi iseenda juurde selles kehastuses, vaid me ärkame tagasi sellesse, kes me olime enne kollektiivset, enne galaktilist traumat. Ja kui see kood ärkab, mis on traumavaba, siis see kood loobki kuldajastu, sest seal ei ole traumat. Kuldajastut me ei saa luua koodidega, mis sisaldavad traumat, varje, valu ja kõike seda negatiivsust. Me äratame seda koodi, mis oli enne traumat ja sellepärast me räägimegi kogu aeg, kes on selle kuldajastu ärkamisega kursis, et kuldajastu sünnib läbi iidsete teadmiste, sest iidne teadmine on traumavaba. Ja selle tõttu me elame praegu ja siit sai kinnitust minu tunnetus, et valgustöötajad tulevad tulevikust. Me oleme tulevikust tulnud tagasi minevikku. Sest jälle piltlikult kujutan nüüd ette seemnest kasvab taim, eks ole, ja taim annab välja uue seemne. Ja valgustöötajad on selle ringi ära teinud. Nad on olnud siin seemned, kes kannavad kõiki koode. Hingekillud või hingefragmendid kehastusid meist väga mitmesse erinevatesse galaktilistesse piirkondadesse, rassidesse, tasanditesse ja me tulime tagasi, me tegime selle ringi ära, me tulime tagasi minevikku, siia juure juurde. Sellepärast, et juures on mädanik sees ja see mädanik on vaja ära lahustada, ära tervendada ja valgusesse tuua. Sest kui taime juur on kahjustatud, siis terve taim hukkub, ehk siis terve universum hukkub. Ja kuidas me lahustame traumat? Me läheme tagasi trauma juurde ja muudame narratiivi. Me muudame selle suhestumist traumasse, me toome selle traumavalu nähtavale, me võtame trauma vastu läbi armastuse ja trauma saab tulla nähtavale. Ja läbi selle see lahustub ära. Ja selle tõttu on valgustöötajad tulnud tulevikust siia minevikku juure juurde, et see trauma ära lahustada ja tuua nähtavale algkoodid. Miks me elame minevikus? Sul võib-olla tekib küsimus, kas me elame siis mineviku reaalsuses. Jah, ma küsin sinu käest vastu. Sa oled läbi elanud mitu ebaõnnestunud suhet. Kas sa julged luua uut suhet? Mis su esimene vabandus on? Ma ei julge, ma olen nii palju haiget saanud. Ma olen nii palju petta saanud minevikus. Ma ei julge uut reaalsust luua. Ehk siis me kogeme oma tänast reaalsust läbi mineviku spektri. Me ei julge astuda suuri samme, sest me oleme kogenud nii palju kukkumist. Me ei julge ennast väljendada, sest me oleme kogenud minevikus, et meie väljendus tehakse maha. Me hindame kõike läbi mineviku. Me elame tänast päeva läbi mineviku. Me võtame tänast kogemust vastu läbi selle spektri, mida me varasemalt oleme kogenud ja siis me loome tänasele kogemusele hinnangu. See ongi minevikus elamine. Minevikus elamine ei ole ainult halb. Läbi selle me saame ära lahustada selle trauma juure, mis inimkonnal on jäänud sellest hetkest, kui toimus langus. Kui Anunnakid hakkasid kuldajastu rasse ümber manipuleerima kaheharulise DNA-ga inimeseks, kes on ideaalne töölisklass. Väga kuulekas, väga kergesti allub, teeb töö ära, võib-olla natukene viriseb, lepib oma väikesse palgaga ja läheb eluga edasi, sest arvab, et nii peabki olema. Ja Anunnakid tulid siia väidetavalt kulda kaevandama.
mida neil oli vaja, et ise elus püsida. Aga mina arvan, et Anunnakid tulid siia otsima hinge essentsi, millest nemad olid eraldunud, sest nad olid valinud algallikast kõrvalekaldumise tee. Ja Anunnakite loojadeks on kõrvale kaldunud serafeide rass. Anunnakid olid lihtsalt käsutäitjad, kes siia tulid. Neid juhtisid keegi 4., keegi 5. rass, ma täpselt ei tea, ma ei ole seda kohta väga vaatanud. Ma ei teagi, kas ma tahan vaadata. Aga Anunnakid tulid siia käsutäitjatena. Kaevandama hingeessentsi, kaevandama seda elujõu energiat, seda kuldajastu energiat, seda jumalikkust, mida kandis inimene, et nende rassid ei sureks välja, sest nad olid valinud eraldumise, mis viis tagajärgedeni, et lõpuks neil ei olnud endal millegi najal enam elus püsida. Nad hakkasid siin manipuleerima meiega, tootma tublit töölisrassi. Miks neil oli vaja toota see tubli töölisrass, ma ei tea täpselt jällegi. Aga Anunnakid lõid esimesed 2 täiustunud töölisrassi, Aadama ja Eeva. Aadam oli esimene õnnestunud 12 harulise DNA-ga inimene, kes oli suuteline ise paljunema, oli suuteline ise mingil määral ka mõtlema ja tegutsema, aga mitte liiga palju, eks ole, mitte liiga iseseisvalt. Enne seda loodi ka inimesi, aga nad ei olnud suutelised ise paljunema ja Anunnakid pidid neid kogu aeg tootma. Aga Aadam oli esimene, kes siis suutis ka ise paljuneda. Üksinda ei saa paljuneda, võeti Aadama DNA ja loodi Eeva. Naiselik vorm ehk nagu piibliloos on kirjas, Eeva loodi Aadama küljeluust ehk Eeva loodi Aadama DNA-st. Ja Eeva oli esimene naine, kes oli suuteline ise paljunema ja sealt hakkas inimkond, 2haruline DNA, rõõmsasti paljunema ja tekkima. Aga paraku Anunnakid ei suutnud ära kustutada 12 harulise DNA väärtust. See jäi energeetiliselt alles. Seda võiks võrrelda umbes niimoodi, et kui inimesel on jalg amputeeritud, ta endiselt tunneb, et ta varbad sügelevad, eks ole. Et see energeetika on endiselt olemas, kuigi füüsiliselt võib-olla me ei saa tõestada, et meil on 12 haruline DNA. Energeetika on olemas ja seda ei saanud Anunnakid kustutada. Ja nüüd me ärkame sellesse energeetikasse ja taastame enda mälestust ja me taastame läbi mineviku tasandite enda algset olemust, mis on traumavaba ja mis on enesele täielikult nähtav. Parim spirituaalne kaitse on enesele täielik nähtav olemine. Parim spirituaalne kaitse on sügav varjutöö iseendaga, sest läbi selle sa lahustad ära endas traumad, valud ja haavad, mis on magnet erinevatele spirituaalsete parasiitide energiale. Ja kui sa oled kõik nähtaval ja kõik valguses, neil ei ole kuskile tulla, sest sa kohe näed ära. Sa kohe näed ära, et midagi on valesti. Sest kõik on valguse käes. Kui tuba on valge, see ei ole võimalik sinna kuskile peita, eks ole. Vot, ehk siis meie inimestena tegelikkuses ei ole universumi kõige alaarenenum rass. Me oleme kõige väärtuslikum. Okei, ma ei saa öelda kõige väärtuslikum, vaid me oleme väga oluline lüli sellele, et saaks taastuda universumi tasakaal. Ja kui need 3 loojarassi olid oma nii-öelda
printsiibid, oma väärtused siia maale toonud ja loonud selle inimrassi ja hakkas toimuma langus läbi Anunnakide sekkumise, kus tekkis see kuldajastu rahvale trauma, eks ole, ja see tõmbas ligi kõike negatiivsust ja saigi see hukk tõenäoliseks ja sai see sündima. Siis oli vaja neid, kes tuleksid siia appi. Anuhaasid, Serafeid ja Praharama koostöös sündis dimensioonide vaheline vaba maailmade ühendus. Ja nemad saatsid üle universumi välja kutse. Me vajame vabatahtlikke. Et meie liin päästa. Ja sealt hakkas sündima täheseemneid planeedile Maa. Ja täheseemned sündisid läbi portaali. Mis on portaal? Naise emakas. Naise emakas, mis kannab valguskoode, mida anda edasi nendele kehastunud hingedele, kes valivad siia tulla vabatahtlikuna, et suunata planeet Maa kuldajastusse tagasi. Ja selle tõttu on mehe ja naise kooslus lapse loomisel väga oluline. Naine annab koodid, mees loob sellest koodist struktuuri, sünnib harmoonia ja sünnib uus täht. Ja kui mees ja naine on omavahel harmoonilises nähtavas suhtes, on neil püha vaimu ühendus. Neil on vaimutasandi ühendus, neil on Jumala ühendus. Ja nad on kaitstud. Indiviid on kaitstud ja nende kooslus on kaitstud. Aga see nõuab meilt megatööd, et tulla iseendaga harmooniasse, et olla iseendaga nähtav. Ja et kogeda siis seda püha armastust, kus olla oma partneriga nähtav üksteisele. Ja ma ei pea siin silmas kogu maailmale nähtav olemist, vaid üksteisele nähtav olemist. Ehk siis suhe, kus ei teki põrkumist ega sulandumist, vaid harmooniline kooslus, millest sünnib harmoonia ehk laps ehk uus täht, kes kannab kõiki neid koode. Vot nõnda. Ja võib-olla sul täheseemnena tekib küsimus, et miks sa siin oled? Kui siin on nii raske, nagu sa tunned nii suurt eraldatust ja sa igatsed nii väga koju, siis sa tulid siia vabatahtlikult. Sa tulid siia missioonitundega. Sa tulid siia sooviga taastada universumi tasakaal, mis iganes sinu missioon ka ei ole. Nagu ma varasemalt olen rääkinud, et meil kõigil on siin oma eesmärk, oma missioon. Mõne missioon ongi olla lihtsalt valgus sammas keset ruumi. Mõne missioon on tegeleda inimestega. Mõne missioon on laulda, läbi laulmise edastada sagedust. Mõne missioon on läbi maalimise edastada kuldajastu sagedust. See on väga suur ja lai. Mismoodi me oleme tulnud siia oma missiooni täitma. Mõni on tulnud poliitikasse, et lahti lammutada need struktuurid, mida on reptiilsed olendid loonud, et meid siin varjus hoida, et me järkaks. Valgustöötajate missioon ei ole ainult, ma ei tea, kuidas ma ütlen, selgelt nägemine või mingit moodi kuidagi spirituaalsete praktikate tegemine. Nende missioon on laiem. Mõni valgustöötaja on arst, kes tegeleb inimestega. Mõni valgustöötaja on õpetaja, kes tegeleb lastega ja süstib neile headust.
sest lapsenergia on see, mis meis kõige rohkem taastamist ja tervendamist vajab. Ja see on ka põhjus, miks ma nii sügavalt tunnen seda vajadust sisemist last tervendada ja miks ma tundsin kutset minna õppima pedagoogikat, kui ma mõtlesin kogu aeg, ma ei hakka lastega tegelema, nalja teete, see on viimane asi, mida ma valin, mida ma teha tahan. Ja ühtäkki ma olin ülikoolis ja õppisin pedagoogikat, et tegeleda lastega. Ja sealt edasi ma jõudsin siia spirituaalsesse maailma, kus ma tegelen inimeste sisemise lapsega, iseenda sisemise lapsega. Ja siia jõudis mulle teadmine, et miks on meie lapse tasand nii katki. Miks me tegeleme lõputult sisemise lapsega, miks iga teine klient, kes minu juurde jõuab, ütleb, et ma olen juba nii palju tegelenud sisemise lapsega. Ja ikka ma jõuan kuskile mingisugusesse kohta, mis on tervendamata. See on sellepärast, isa, poja ja püha vaimu nimel on lapsenergia pandud valesse kohta, ta on pandud vastutaja rolli ja ta on energeetiliselt vales kohas, ta on katki, ta on haavunud ja ta ei pea olema sellises rollis, kuhu me oleme energeetiliselt lapse pannud. Laps on vaja tuua tagasi lapse rolli, oma päikese rolli, sest me oleme päikese rass. Me oleme tulnud keskpäikesest, kust on tulnud anuhaasid, serafeid ja braharaamat, kust oleme tulnud meie. Meie päikese laps vajab seda kohta, kus ta saaks olla, et saaks meil tekkida vaimuühendus. Ja tihtipeale, kui me tänasest päevasest, kui meil tekib trigger, reaktsioon, see on sisemise lapse väljendus ja nendel hetkedel sisemine laps haarab rooli, arvates, et ta peab olema nüüd see täiskasvanu, et tema peab nüüd seda olukorda juhtima, et ennast päästa. Ja selle tõttu me saatume olukordadesse, mille lahendus ei ole võib-olla selline, mida me tahame, mida me ootame. Ja me oleme selles karma lõksus ringiratast, käime ringi sellepärast, et rooli on haaranud see, kes ei peaks rooli haarama, kes ei peaks vastutaja olema. Rooli peab haarama sisemine täiskasvanu, kes on sinu sisemise mehe ja sinu sisemise naise tasakaal. Et sinu sisemine laps saaks olla vaba energia, läbi mille saab tekkida sinus ühendus sinu autentse energiaga, püha vaimuga ja Jumalaga, et Jumal sinus saaks ärgata. Vot selline informatsioon on mulle siin kogu aeg alates neljapäevast kuni pühapäeva õhtuni alla laadinud. Mida ma nii väga tahtsin teiega jagada. Vaatan, kas ma veel midagi unustasin, ma panin endale siia kirja ka. Okei. Sain kõik öeldud. Kogu selle olulise, mis minust tahtis välja tulla. Ehk siis point, miks me oma ärkamisega nii suurt vaeva teeme, on see, et me jõuaksime tagasi traumavabasse koodi. Ja miks on päike praegu nii aktiivne, miks ma tunnen, et see keskpäikese teema on praegu nii aktuaalne meil. Ongi see, et sealt tulevad koodid, mis on traumavabad ja need aktiveerivad meis indiviidi tasandil koodid, mis on traumavabad. Mis tähendab seda, et nii mõnigi teist võib tunda ebamugavust, mälestuste üles tulemist, kehalist keerukust, sest see trauma vabaneb, sest et ärkab traumavaba kood. Mis tähendab seda, et meis ei ole enam reaktiivsust, meis ei ole enam triggerit, meis ei ole enam seda mineviku valu, vaid meis on harmoonia ja meie sisemine laps on saanud tulla päikese kätte.
meie sisemine laps ei ole enam varjulaps, vaid ta saab olla päikeselaps sellisena, nagu ta on sündinud olema. Et me kõik oleme nii-öelda päikeselapsed, eks ole. Kui energiad, mitte kui lapsed, vaid need puhtad, programmivabad, mõjutustevabad energiad, kes meie ise olema peame. Muideks selle kolmnurga kujutisega mul tekkis ka see teadmine või küsimus, et ma sain aru, miks ehitatakse meile püramiide või miks ehitati meile püramiide nii palju just siiriuslaste poolt. Et representeerida seda ühendust, eks ole. Aga miks on nad teinud need püramiidid neljakandilise põhja peale? Mis eesmärk sellel on? Kas mul on siin midagi nägemata või representeerivad need püramiidid midagi muud? Ja ma mõtlesin ka selle peale, et miks peetakse lõvi loomade kuningaks? Kas see on ainult tulnud läbi selle multika Lõvikuningas või on ka seal varasem taust, et lõvi peetakse nagu justkui savannikuningaks, väga kuninglikuks, eks ole. Kas see on tulnud tegelikult sealt, et tegelikult teatakse, et anuhaaside rass ehk siis kahejalgsed lõvid on meie loojad. Ja selle tõttu on lõvid pandud nagu siin ka vihjeks meile kuninglikku vormi, et lõvid on väga kuninglik rass ja sealt, kus me tegelikult oleme alguse saanud. Ja ma arvasin, aga ma leidnud Google'is selle kohta mitte kuskilt vastet, aga mu mälus on pilt, et vanas Egiptuses on kasutatud hieroglüüfi, kus on istuv kass tiivad seljas. Ja ma otsisin seda, ma ei leidnud ja nii palju, kui ma tuhlisin, siis tulebki välja, et argsetes hieroglüüfides sellist ei ole. See on pigem selline uue aja väljendus, kus arvatakse olevat, et Jumal pastet, kas ma ütlesin ta nime isegi õigesti, ma ei tea, pastet, sorry. Ühesõnaga see kass Jumal, et tal tegelikult olid tiivad. Aga vanasti temal tiibu ei kujutatud. Nüüd on meil jälle küsimärk. Ja Egiptuses ju kummardati kasse. Kas ka seal on see vihje, miks nad kasse kummardasid, sest nad on meie eelkäijad. See pärineme kasslastest, eks ole, galaktiline rass, anuhaasid, kahejalgsed kassid. Ja linnulaul, kui me räägime serafeidest, suurtest lindudest, kes loovad valguskoodidest struktuure. Valguskoodide struktuur väljendub sagedusena, sagedus väljendub helina. Linnud laulavad ja on teaduslikult selgeks tehtud, et linnulaul rahustab inimese närvisüsteemi, sest see annab meile selle signaali, et ohtu ei ole. Sest kui linnud laulavad, ei ole ohtu, kui on mets vaikne, järelikult on oht. Meile on antud nii palju tööriistu nende poolt. Linnulaul on selleks, et meie närvisüsteem saaks lõõgastuda ja meie saaksime iseendasse ärgata, iseendasse tagasi tulla. See on ju otsene serafeide pärandus meile. Tööriist meile, aidake ennast linnulaulu abil. Anuhaasid, mina näen nende tugevat seotust päikesega. Meile on antud päike, et meie valguskoodid päikesevalguse käes saaksid aktiveeruda ja omakorda päikesevalguse käes
selles valguses on valguskoodid, mis meie väljaga, meie individuaalse väljaga matchides panevad meid aktiveeruma. Meil on nii palju vihjeid ja tööriistu antud, et me saaksime iseennast ärkamisele suunata. Ole hea ja hakka pihta lihtsalt. Me ei pea ootama seda välist päästjat ja seda, et Kristus ükskord maale tuleks, mis iganes. Meil on kõik need tööriistad siin looduse näol olemas. Hakka ennast lihtsalt aitama. Ja sa äratadki endas Jumala ja ongi Kristus tagasi tulnud. Nii öelda. Sest see Kristuse rassi veri ja DNA sinus on ärganud. Ja läbi selle kanalduse, mis ma siin mitu päeva järjest sain, saabus minu sisse lõpuks ometi rahu. Sest ma suutsin lõpuks kokku panna, ma ei saa öelda, et täielikult, aga ma leidsin iseenda jaoks väga suure pusletüki enda päritolu kohta. Ja tõepoolest minus mingisugune osa rahunes maha, sest seda halli ala sai nii palju kustutatud. Ja nii palju tuli mu enda kohta nähtavale. Ja ma leidsin üles selle koha, kust ma tulin maale. Jätsin oma keha kapslisse. Ja nagu Avatari filmis tulin siia planeedile Maa missioonile. Nii nagu paljud valgustöötajad teinud on. Ma ei tea igaühe lugu, aga ma tean, et nii mõnigi on kogenud seda mälestust ja seda teadmist, et nende keha tegelikult on kuskil kapslis. Ja nad on tulnud siia oma missiooni täitma. Vot. Selline osa siis sai tänaseks. Ja selline teadmine, et me tegelikult oleme väga olulised, väga suured ja väga võimekad. Meil on väga palju võimu, meil on väga palju suutlikkust, me lihtsalt ei mäleta seda. Ja me ärkame sellesse. Lumepall on veerema läinud. Ja enam tagasiteed ei ole. Ja selle tõttu reptiilsed energiat praegu nii tagajalgadel ongi, sest nad teavad, et neil ei ole enam tagasiteed. Ja nad lihtsalt üritavad veel päästa, mis päästa annab. Nagu nurka aetud saakloom, kes hakkab tegema meeleheitlikke tegusid, läbimõtlemata tegusid. Praegu minu tunnetuse kohaselt ongi selline efekt, kus reptiilsed energiad ehk siis kõik need kõrvale kaldunud teadused on väga nurka aetud. Ja nad kasutavad oma tegevuses juba meeleheidet, mitte enam analüüsi. Meeleheide tähendab seda, et nad on murdumas. Sest nad ei põgene valguse eest. Nii. Kui sind tänane teema puudutas, siis puudutas. Kui ei puudutanud, siis ei puudutanud. Mind puudutas väga sügavalt ja ma mõtlesin ja analüüsisin ja esitasin küsimusi päris mitu päeva. Ja ma arvan, et mul siit avaneb veel isegi midagi, mingisugused hallid alad ja mingid pusletükid. Ja kui jälle on mingisugune informatsioon, mida kokku panna, absoluutselt ma jagan teiega. Ja jagan neid esmalt tavaliselt tähehingede grupis, nagu ma ütlesin, kui sa tunned kutset liituda, siis kirjuta mulle, ma saadan sulle lingi, sest kui mul tulevad kanaldused, taipamised, käin kaugvaatlemas midagi, siis ma panen selle sinna gruppi. Vot. Kohtume järgmisel neljapäeval. Olge tublid. Juuni toob väga paljudele ärkamist oma päritolusse.
sest see päikeseenergia, päikeseaktiivsus, päikeselained on praegu hästi aktiivsed. Keskpäike muudkui kasutab meie päikeseenergiat, et saata meile neid ärkamise koode, eks ole. Ja me muutume nostalgiliseks. Meil hakkab väga palju minevikku meenuma, et sealt hakata välja sorteerima ja ära puhastama, ära lahustama traumat. Tekib siuke visioon, et päike tuleb järjest rohkem nähtavale. Ehk mitte füüsiline päike, vaid see sinu enda päike, sinu päikeselaps, sinu traumavaba kood ehk päikeselaps. Väga huvitav võrdlus. Minu traumavaba kood ehk minu päikeselaps. Okei, ma pean selle üles kirjutama. Sest kui võtta last kui mitte kui laps, eks ole, kuid laps kui energiakuju, energeetiline väärtus. Ehk see ongi ju traumavaba kood. Come on. Ühesõnaga, juunikuu toob väga palju ärkamist läbi mälestuste. Võib-olla isegi ka juuli. Aga juuni toob mingisuguseid raputavaid taipamisi veel. Mulle praegu öeldakse. Ja unuhaasid ütlevad, et me jõuame teile järjest ligemale. Sest te äratate endas seda koodi. Nii ilus. See on nii ilus energia, kui ma oskaks teile edastada seda anuhaaside päikeseenergiat. Kui sa kujutad ette näiteks päike, puhkus, lopsakas loodus, aga see ei ole siuke leidsak ja lõõmav päike, see on päike, kus sul on mõnus ja turvaline olla. Seal on valgusolendid, kes on kõige armastavamad üldse ja seal on kõik nii mõnus energia, värskus, ookeani tuul, kõrn mõnus ookeani tuul. Et see on see keskpäikese energia minu jaoks. Hästi külluslik, hästi kuldne. Küllus. Hea küll. Tõmban otsad kokku, kui soovid grupiga liituda, saada sõnum, kui soovid isiklikku lugemist, saada mulle sõnum. Ole tubli ja järgmise nädalani, tšau.